No tervist! Õpime taas tööistung. Selleks videoks ma valisin nüüd kruvikeerajad, mida on tõsiselt palju ja erinevaid igas variatsioonis. Mul on olemas selline komplekt siin, mida on hea lihtne käsitleda. Siin on absoluutselt, no ma ei saa just ütelda, et absoluutselt kõik, aga enamus on siin olemas. Siin on selline nelikant näiteks isegi olemas. Ja siis rääkimata nendest lapikutest, ristidest. Sellest me veel räägime. Noh, nüüd on torks, selline tähekujuline ots. Ja siin tuli järgmine samasugune torks. Vastavalt nüüd sellele on suurused. Siit võtame siis suure risti kohe välja. Et kena on suuri kruvisi keerata. Ja täpselt samamoodi siin on pisikesed sellised, pisike rist siin. Ja see on nüüd tavaline, kõige tavalisem ots, mis on ka siin. Oli selles ots, see ots, jah, nüüd need on nüüd need kõige tavalisemad kruviotsad, mis on. Aga nüüd erinevus on see, et sellega on hea. Jõulisemalt saab keerata sellist kruvi. Et need on nüüd tavalised kruvikeerajad, aga kuna neid on hästi palju erinevaid, siis ma püüan nendest kõigest rääkida. Et siin korraks tuli välja selline, millel ei ole otsa. Vaat see on nüüd selline universaalne, kuhu käivad vahetatavad otsad. Vahetatavad otsad siin. Mul on selline kaeht kohe, kus on hästi palju erinevaid. No siin peaks olema enamus kõik otsad, mis on olemas üldse. Et kujult ma mõtlen, suuruseid on veel erinevaid, on suuremaid, on väiksemaid kui need. No need on siin lihtsalt absoluutselt kõik köögitehnika, elektroonika, kõik sellised otsad on siin olemas, mida on vaja. Mäletan, kunagi ei ole selliseid, kui ma võtan suurema otsa, siis on parem näha. Selliseid lapikkruvikeeraja ja selliseid, siis seda sälku ei ole sees olnud. Et seda sai ise sisse saetud, mäletan, no see oli väga ammu. Aga noh, tänapäeval on absoluutselt kõik asjad olemas, et ei ole vaja niimoodi ise midagi nuputada. Paneme selle siia. Aga kuna me juba räägime nendest erinevustest, siis võtame, siin on mul selline käepide, käib niimoodi välja, käib pikemaks, lühemaks. Siis on mul selline, lihtsalt selline, kuhu saab pikendus otsa panna. Et on sellised universaalseid, on hästi palju erinevaid. Kruvikeerajatest toon välja veel sellised, mida kasutavad elektrikud. Et nendega näeb ära, kas vool on
kaablis sees või ei ole. Mitte juhtmes, vaid kaablis. Juhe on lihtsalt juhe. Ja siis ma tahtsin veel näidata, et on ka sellised hästi pikad. Need on küll mõeldud kruvipüssidele, sellised otsad. Aga neid saab ka kasutada tavalise kruvikeerajaga. Et selline hea pikk kasutus. No kruvikeerajatest võtame siis sellise veel teile näha, et on selline pisike universaal, tal on pikendused, asjad siin. Ja siis otsad on sellised hästi pisikesed. Siin on 0,01 ja see, mis ma tavalist näitasin, see on näiteks PH2 olid need otsad, aga 2, aga siin on 0,0 näiteks on kõige väiksem. Et jah, siin on nii palju nulle, et ma ei jõuagi kokku võtta neid ja siis on 1 ja siis kruvikeerajate otsa käivad ka pahatihti sellised nagu pisikesed mutrikeerajad. Nagu võib öelda ka padruneid. Aga jah, omal ajal nimetati neid kellassepa kruvikeerajateks. Aga tänapäeval on pisikest elektroonikat. Saab nendega lahti keerata ja remontida telefone. Paljud kindlasti on ise teinud. Ja kuna siin läks rääkimiseks nendest mutritest, padrunitest, siis on olemas ka sellised komplektid. Siin on kruvikeerajad, otsad jälle erinevad, mis ei lähe nüüd ise sisse, vaid nüüd on vastupidi, ta läheb siia otsa peale. Ja tal on ka selline, nagu öeldakse, nahrevõti, millega on nagu mugavam mõnda asja keerata ja siis saab igasuguseid asju teha, mida keegi parasjagu tahab. Mingis videos ma kindlasti näitan ka teile, kuidas kasutada neid kruvikeerajaid ja asju. Ja mis nende otste juures veel hea on? Neid saab kasutada näiteks akutrellil. Vahetad jälle otsa ära ja saad erinevaid kruvisi keerata. Akutrell on selles suhtes mugav, et taga saab kiiresti kruvisi keerata ja mõnes mõttes ka jõulisemalt. Et siin võtame kohe juurde ka sellise pisikese kruvikeeraja. See on küll ka nüüd akuga, aga ta ei ole akutrell, ta ongi mõeldud kruvikeerajaks. Et selline asi siis. Et täpselt samamoodi saab siia otsi panna ja tal on veel selline hea omadus. Talle saab panna neid erinevaid otsi siia, et sa saad külje pealt, kui sa otse ei pääse, siis saad külje pealt keerata ja siis sellise peenema otsa saad panna, millel on nagu jõuhõlm. See tähendab seda, et sa ei keera siis kruvisi üle, paned vastava tugevuse peale. Kruvid ei lähe katki, sa ei keera pead üle, vaid täpselt saad lasta nii kaugele, nii tugevalt, kui on ette nähtud.
selline siis on jälle kruvikeeraja, elektriline. Et siis kruvikeerajatest veel on olemas selline asi. Ka see on kruvikeeraja, aga näiteks paljud, kes on tegelenud autoremondi asjaga, siis teinekord on mõni kruvi on nii tugevasti kinni, et on vaja kuidagi muud lahti saada. Siis on olemas selline kruvikeeraja, et sa paned siia otsiku otsa. No paneme selle. Paned selle kruvikeeraja paika ja siis lööd haamriga siia pihta. Ja see löögijõul see kruvikeeraja keerab. Ja niimoodi lööb teinekord selle, mitte alati, aga kas enamus, aga tavaliselt ta ikka lööb selle kruvi või asja seal lahti. Kruvi või poldi või. Nii, siis mis nende alla, kruvikeerajate alla lähevad veel kuuskantvõtmed. Siin oli mul kuuskanti ei olnud, oli nelikantvõti. Jah, nelikant oli siin ja siis torksid. Et mul on selline komplekt kuuskante veel, mis on ka väga vajalikud. Eriti kusjuures mööblikruvidega. Ja siin on, see ots on selles suhtes hea, et sa ei pea sirgelt teda keerama, vaid sa saad isegi natuke nurga alt keerata. Võtame siis, kui läks juba nende kuuskantide peale, võtame ka need lahti. Siin on nüüd kuuskandid ja torksid mõlemad, mis on samamoodi väga head. Kenad pikad vared, tugev käepide. Ja samamoodi jälle on see kuuli moodi otsin, et saab tugevalt keerata. Ja need on kuuskandid, siin on torksid, sellised tähe moodi asjad. Ja praktiliselt kõik suurused on esindatud siin. Kõige väiksemaid ei ole, ja just kõige suuremaid ka kindlasti ei ole, et nendest on ka suuremaid siin. Aga väiksemad näiteks ma näitasin siin need pisikesed nagu kellasepa elektroonika otsad, et seal on mul need väiksemad kõik olemas. Nii kuuskandid kui ka torksid. Et selline jutt siis kruvikeerajatest ja asjadest, et mingis tulevikuvideos, kui tööriistad on läbi vaadatud, mis mul olemas on ja saan hankida videote jaoks, siis hakkame ka tegutsema, et teeme mingeid selliseid lihtsamaid asju. Kes tahab õppida, see õpib. Kes niisama vaatab, see vaatab niisama. Kes tahab teadmisi juurde saada, saab teadmisi juurde. Alati võib kommentaaridesse esitada küsimusi. Aga tänan vaatamast ja kohtume järgmisel korral.